Rattalaat on nüüd juba peaaegu varsti kohe 2 tundi kestnud ja inimesi marsib siia sisse järjest rohkem. Nii et mul on tunne, et üritus on väga õnnestunud ja me püüdsimegi siit kinni ürituse peakorraldaja Maarja, tere! Tervist! Teil on kindlasti hea meel näha, et nii palju rahvast siin on täna. Ikka on hea meel näha, sellepärast et kui me eelmine aasta hakkasime seda rattalaata tegema siin Škoda laagris, siis oli minu kui peakorraldaja kõige suuremaks mureks, et kas see koht leitakse üles, sellepärast et ega ta ju meie traditsioonilisest eelmisest kohast Tallinna esindusest on ju päris kaugel. Aga läks ta eelmine aasta kella 10 ilusti käima ja mis siin salata, et see aasta on ikkagi need massid veel suuremad kui eelmine aasta. Et me siin loendasime umbes pool tundi tagasi autot ära, et kui palju neid on parklasse tulnud ja neid oli juba selleks hetkeks üle 1300 auto, nii et ma eeldan, et inimesed ei ole tulnud ainuüksi, et kindlasti saavad eelnevad külastajarekordid sellega löödud. Väga tore kuulda. Kas ka bokside arv on kuidagi suurem või kuidas see on? Bokside arv on natukene suurenenud, kuigi jah, et pean tunnistama, et nõudlus on meil alati suurem kui see, mida me suudame pakkuda, aga oleme üritanud maksimaalselt ära paigutada need kauplejad siia, et kui eelmine aasta oli neid 28, siis see aasta on 32 ärikauplejat ja tundub, et me oleme jõudnud selle piiri, et kus me peame selle mõtte nüüd varsti teoks tegema, et järgmine aasta ka veel suur telk lisaks rentida. Ega tõesti, kui aus olla, siia väga palju rohkem enam ei mahugi, siin on väga hästi ruumi kasutatud praegu. Aga Škoda rattalaat pole ainuke asi, mida te esindate täna, ka kolmapäevakud on selline ürituste sari, äkki räägite sellest lähemalt? Škoda kolmapäevakut jah, et ennekõike kunagi olid nad lihtsalt kolmapäevakut ja nagu ikka, et üks sari ju, et ta saaks areneda ja ka toimida, mis seal salata, et siis sai ka Škoda poolt õlg alla pandud, et sest rattasport on Škoda jaoks hingelähedane ka, ütleme siis suurel tasandil, et olles Tour de France'i peasponsor, mitte küll meie, aga siis tehas. Aga Eestis oleme väljendaid otsinud ja Škoda kolmapäevak on olnud selline hea võimalus harrastajale siis kolmapäeval ennekõike oma vormi testida enne siin suure sarja võistlusi tavaliselt, et see kalender on meil ka sätitud selliselt, et toimub ta siis kolmapäeviti vahetult enne kas siis Estonian Cupi või Eesti maastikurattasarja etappe. Mis see täpselt siis, mis see endast kujutab? Kujutab endast siis sellist formaati, et start on avatud kella 5 kuni kella 8-ni. Üldjuhul on rada kuskil 3-4 rindikiline. See aasta on mul hea meel tõdeda, et seda teevad siis 4 nagu klubi ja rajat on läinud ilmselgelt nagu tehnilisemaks. Ehk siis, kui siin on võib-olla natukene, kas nüüd heas mõttes või halvas mõttes kriitikat tehtud just nende suurte sarjade suhtes, et on liiga palju kruusa, siis Škoda kolmapäevak on kindlasti see, kus see aasta sai tunda väga palju tehnilisi elemente. See on tore kuulda, aga millal need üldse siis, millal esimene kolmapäevak toimub? Esimene kolmapäev, kui me räägime nüüd hooajast 2016, et on siin näha, et on 27 aprill. Et täpselt on veel paika panemata, et kuidas nüüd nagu need etapid jagunevad siin nende kuupäevade lõikes, aga nad toimuvad kõik siis Tallinnas või Tallinna ümber. Aga see veel, ütleme nii, et kuupäevad saime paika, milline klubi, mis etappi korraldab, et see arvatavasti saab ka siin nüüd lähi 2-3 nädala jooksul täpsemalt selgeks. Detailid jõuab veel küll, aga Tallinna ümbruses siis ütlesite, et enamus asjad toimuvad, jah? Jaa, et kes on nagu osa võtnud, see teab, et on ju Pirital üks väga legendaarne etapp, mis on hästi suure osaleskonnaga. 2015. aasta hooaja lõpuetapp oli meil Sakus näiteks, et kus oli ju selline täitsa suur võistluslinnak meil esimest korda püsti pandud. Aga on ka ikkagi traditsiooniliselt siis Jõelähtme singel esindab seda ida poolt, üritame siis ka siia lääne poole Tallinnat ja mõned etapid siis nii-öelda suisa linnasse sees. Ja ootate sinna inimesi igalt poolt? Ootame igalt poolt, jah. Et ega see sari ka, et rattasport on järjest populaarsemaks läinud ja kui kunagi olid, ütleme, et osalejate numbrid seal 150, siis see aasta olid nad juba 300-350 inimeste etapi kohta, et on päris jõudsalt kasvanud. No nii, aga soovin edu siis kõigepealt kolmapäevakuteks ja eelkõige nüüd praegu rattalaadaks ja lasekski teid tagasi äkki toimetama. Siin on kindlasti veel palju teha, 4 tundi on veel rattalaad.
vaata keskmes, kes pole veel jõudnud siia tulla, siis tõesti, mis aadress oli Pärnu maantee? Pärnu maantee 543, et võib-olla kõige lihtsam on öelda, et Laagri Maxi Marketi vastas, et Martin arvatavasti enamus inimestele ütleb see paremini isegi kui see aadressi number. Jah, tõepoolest, Laagri Maxi Marketi vastas tuleb sõita, teha väike tagasipööre, kui te tulete linna poolt ja siis leiategi selle kindlasti üles, siin on võimatu sellest mööda sõita. Aga tõesti, laseme Maarja tagasi tegevuste juurde ja liigume ise edasi ka, vaatame, mis boksides veel pakkuda on.